Nii, aga et läheks salvestusse ka, ma näitan ka veel korra. Et ühesõnaga, et siin see entroopia avalduses me saime, et entroopia avalduses temperatuur ja ruumala lähevad sellises kombinatsioonis, mis adiabaatilises protsessis säilib ja niimoodi peabki olema, sest me teame, et entroopia ei muutu adiabaatilises protsessis. Ainult sellisel juhul, kui ta sama kombinatsiooniga läheb, ainult siis ta ainult säilib. Nii, ja nüüd ülesanded. Alustame millestki lihtsast. No näiteks, kui meil on veel sellised toredad oscillaatorite süsteemid. No näiteks meil on siis 3 oscillaatorit, kõik sama võnkumisega, võnkumissagedusega, omega 0 on nende võnkumissagedused ja oletame, et meil nende kogu energia, kogu on võrdne näiteks 15,5 H' omega 0. Ja küsime, milline on entroopia, kui need on eristatavad oscillaatorid ja B, kui nad on eristamatud oscillaatorid. Eristatavad tähendab seda, et nad on meil üks on siin, teine on seal, kolmas on seal, me teame täpselt, milline on milline. Aga eristamatud on nad siis, kui nad on lihtsalt näiteks 3 molekuli, mille kohalt me ei tea, mis on mis või midagi umbes niimoodi. Et nagu me nägime, ühel juhul me peame jagama selle n faktoriaaliga läbi ja teisel juhul me ei pea. Nii, aga ma arvan, et siin ei ole midagi näidist teha, proovigi ise ära lahendada. See teooria on siin piisavalt lihtne, ma arvan juurde. Kes 3 esimest saavad plusspunkti.
Arvo valmis või? Et on tehtud või? Kas selle algul, mis paneb selline on? Siin peaks stars and bars. Ja see ütleb praegu neid kombinatsioone on siin 120. Ma saan mõtlema, et ma ei ole läbi see. Seda välja. Nagu saan nagu teise tulemuse selleks, ma ei tea. Kombinatsioonide arvu. Nemad tegid selle esimesel nädalal.
Läks nagu kõik nõus ka. Ja näite. Nii, ja see on. Nii, see on praegu. Ütleb siis maha kaoda. Ei ole see. Mis on N, mis on K? Ja N praegu tuleb siis. Ja nii-öelda pinniks eraldi 3 sektsiooni saab minna nagu. See on 14 kaupa, ütled sa. 11. No ma ei tea, mina teeks lihtsalt niimoodi, et kui meil on variant esimene on 0. Sellisel juhul on meil ei saa see valesti. Teised. Meil on, kui esimeses on 0, siis on meil variant okei, tuleb seda. Okei. On vist õige küll, jah. On õige küll, jah. Okei. Nii, Alba Flatus. Vaata, aga permutatsioon on meil kui palju, miks see 3 permutatsiooni? Või jagab 3 lihtsalt, et nagu vigade nii-öelda. Meie permutatsioonide arv on 6. Jah, kuud võib nad üldisi ümber järjestada, siis 3-ga.
ikka selle kogu arv tuleb lihtne natuke ikkagi teine nagu. Vaata, kas siin on mingisugune, kui sa mõtled natuke teisiti seda, et kui sa mõtled, sul esimeses on 0, siis kokku on sul, saab sulle teises olla, kahe ülejäänud kahe vahel on kokku 15 variant, eks ole. 0-st kuni 14. 0-st 15 kokku, jah. Ja iga järgmise tuleb ühe võrra vähem, nii et sul tuleb summa 1-st kuni 15. 1-st kuni 15 tuleb tegelikult 1. Ikka. Jah, mis on õige, on küll õige. On küll õige. Annan õige, on täiesti õige. Ja praegu sul läks midagi, praegu on 15 korda 16. Oleks midagi uut teha. Sa võid proovida hakata seda ülesand tegema, et kui on sauna kerised on sauna kerise kivid on 200 kraadi ja sinna visata 100 grammi vett, kui palju kasvab entroopia.
Siin on jah, see on väikene viga põhimõtteliselt on põhimõtteliselt õige vähenemine, aga see arv tuleb natukene teine. Tuleb nende 14 ja 15 tuleb hoolikalt vaadata, kus, kuhu ja mis.
Kuidas läheb? Tuleb midagi rääkida. Vahe on see, kas ausalt kombinaatoorikat või täielikult kombinaatoor. Millest ma rääkinud oli? Jaa. Sarnane kultuur. Aga see on suhteliselt väga sarnane. Aga see on nüüd eristatavad, aga kui on mitte eristatavad, mis siis saab? Siis tuleb. No, ma arvan, et peaks juba või. Praegu on 105 sõit. 105 ei ole ka õige, aga ta on parem igatahes. See on millest ma räägin. Millest? Ei ole. Ta liigub õiges suunas. Nii, mis siin vale oli? See on õige, jah, ei saa, jah. See on tegelikult täiesti õige, päris võimat jagada ei saa, juhul kui nad on kõik võrdsed. Lahutada maast seda. Jah, see on tegelikult täiesti õige. Et meil on need, kui nad on kaks ühesugust, eks ole. Kõik erinevad oleksid. Ühesõnaga, selles valemis, mis me tegime, see on väga väike tõenäosus, et nad kattuvad. Et ligikaudu saab seda niimoodi jagada. Aga päris täpselt tegemiseks oleks vaja ja. No üks variant on lihtsalt tuimalt üle käia ja vaadata ja lugeda. No ma saatasin numbri teooriasse, et kuidas seda välja selgitada. Ja see on juba natukene keerulisem teada. Vaadake. Mõned inimesed oskavad juba natuke liiga palju. Te oleks seda kõik lihtsamalt pääsenud, ja oleks seda välja kaevanud.
Ja, ma nüüd teen, kui teine osa natuke keerulisem. Ma annan neile, kes esimene osa tõid täna plusspunktid kätte selle eest. Sest see on ka paras vaev, ole, ja korjad saanud. Ja siis, kuivõrd see teine osa oli natukene keerulisem, siis me teeme. Ardo arvutab. Ma arvan, et teeme tahvli ka, sa oled ju piisavalt teinud seda, eks ole. Ardol oli kena valem, mingid kombinatsioonid, aga ma arvan, et kui seda valgit ei tea, seda on niimoodi ka teha. Et kui meil on kõigepealt alustada, me peame leidma mitu kombinatsiooni, on võimalik seda energiat jagada, aga me arvestame, et iga ühel neist on, siin on üks kahendik H kriips omega 0 korda üks kahendik pluss N1. Siin on H kriips omega 0 üks kahendik pluss N2. Ja siin on H kriips omega 0 üks kahendik pluss N3. Seega me teame, et N1 pluss N2 pluss N3 võrra 14-ga, sest need pooled siin saavad kokku poolteist ära, 15 miinus poolteist on 14. Ja seega me peame leidma mitu erinevat kombinatsiooni ja me teeme lihtsalt tabeli, kui N1 on võrdne 0, siis meil on N2 pluss N3 on võrdne 14. Aga siin on niimoodi, et N2 on 0, siis on N3-l ainult üks variant 14. Ja mille iganes, kui me fikseerime ühe, neist teine on kohe üheselt määratud. Ja esimese määramiseks on meil kokku 15 varianti. 15 varianti. Alustab see N2 on 0-st kuni 14, eks ole. Ja meil tuleb kokku kombinatsioonide arv, tuleb summa N-ist, kus N algab meil 0-st, N1, N on 0-st kuni 15-ni, eks ole, selline on kogu variant. Kui N1 on 0, siis on meil see 14, kui N1 on 1, siis N2 pluss N3 on 13, siit on meil 14 varianti. Ja nii edasi, kuni lõpuks on meil, see summa on meil 14 ja siis on meil üks variant. Mis ma nüüd tegin, kui N1 on 14 ja siis summa on 0, mis on meil üks variant. Ja kokku on meil siis summa 15-st. Summa N-ist, kus N läheb 0-st kuni 15-ni ja see on võrdne. Aga see on aritmeetiline summa, seda mäletada, kuidas see käis. See on liikmete arv ja neid on 16 korda liikmete aritmeetiline keskmine, esimene viimane 0 pluss 15 jagada 2-ga, kokku on see võrdne 8 korda 15, võrdne 120. Kokku on meil 120 varianti. Ja seega S on võrdne KB korra logaritm 120-st. Nüüd, kui nad on see olukord B, siis nagu me praegu just saime teada Ardo käest, et see ei ole nii lihtne, et jagata 3 faktoriaaliga. Ja 3 faktoriaaliga, nagu meil enne näitasin, eks ole, et kui meil on n osad, kes saame n faktoriaaliga jagada, sellepärast, kui me tahame päris täpselt olla, kui n on suur, siis saab liitlausult täpselt üsna hea vastus. Aga kui meil on n ei ole väga suur, siis meil tekivad sellised olukorrad, et meil näiteks, kui meil siin on 0 pluss 7 pluss 7, siin ei ole meil 6 varianti permutatsiooniks, vaid ainult 3. Eks ole, nii et selle tõttu tuleb meil kokku vähem variante.
ainult 3. Nii et tegelikult me teeme siis lihtsalt sellise, teeme korralikult tabeli. Näiteks. Nii et teeme sellise tabeli, et meil on 15 on võrdne, eks ole, meil on siis N1 pluss N2 pluss N3 ja teeme sellise tabeli, et meil on siin on N1. 14 on oli. Mida? 14, jah. Ma võisin. N1 on meil 0. Siin on N2, N3. Ja siin on kokku, kui palju meil permutatsioone on. Ja siin on, kui see on 0, siis on meil 7 ja 7. Permutatsioon on 3. Kui see on 1, siis on 7 ja 6 ja permutatsioon on 6. Oli 3 faktoriaal. Vaata aru, mis ma räägin, eks ole. Siin praegu lihtsalt on summa näidatud, 3 arvu summa, aga tegelikult kombinatsioonid, mida ma kõik loen 9 võrdseks. Tegelikult ma ei peagi seda praegu tegema. Ma tahan neid variante kokku arvutada. Mind see ei huvita. Praegu lihtsalt ma saan arvutada, kui palju neid kokku on. Tegelikult see permutatsiooni arvin praegu ei huvitagi. Saame selle ära puhutada. Lihtsalt me teeme selle küsimus on, mitmel erineval viisil saab arvu jagada 3 arvu summana. See on küsimus ja me peame selle leidma. Nii et meil on variandid tulevad sellised, et me teeme niimoodi, aga süstemaatiliselt. Kustame selle ära. Me tahame leida, mitmel erineval moel saab seda 14 esitada 3 arvu summaga. Teeme niimoodi, et N1 on suurem või võrdne kui N2 on suurem või võrdne kui N3. Teeme sellise skeemi. Ja N1 on meil, alustame siis, N1 on maksimaalne. Nii, see on 14. Ja siit tuleb nüüd, edasi tulevad variandid 0 ja 0. Siis tuleb 13, 1 ja 0. Rohkem ei tule, sest et see vastupidi ei saa olla. Edasi tuleb 12, 2 ja 0, 12, 1 ja 1. 11, 3 ja 0, 11, 2 ja 1 ja rohkem ei ole. 10 on 4 ja 0, 3 ja 1, 2 ja 2. Edasi tuleb meil siis 9, 5 ja 0, 4 ja 1, 3 ja 2. 8 on 6 ja 0, 5 ja 1, 4 ja 2, 3 ja 3. 7 on 7 ja 0. Ja siis on 6 ja 1, 5 ja 2, 4 ja 3. Nii, 6. Järgmine pool on väiksem, eks ole. 6 ja 6 ja 2. 6 ja 5 ja 3. 6 ja 4 ja 4. 5. 5 ja 1. 5 ja 4. 5 ja 4, mis ma siin teen. 5 ja 4. Ja rohkem ei olegi, ongi kõik.
Väga hull ei olnud neid kokku lugeda praegu, jah. Noh, oskame loendada ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aga ma pean siitpoolt lugema parem. 3, 3, 3, 9, 12, 15, 18, 20, 24. Ei, oli seal ka 24. Jah, lugesid teooriat, see on kasulik, sest et praegu me tegime palju käsitööd, aga kui pärast Ardo teeb teooriat, järgmine kord ta teeb meist hulga kiiresti. Igatahes me saame siit S on võrdne KB korda logaritm 24-st. Nii et ta ei ole mitte 6 korda väiksem, vaid 5 korda väiksem. Ei, mis on 5 korda? 120 on 5 korda väiksem. Ma arvan, see üks oli juhus. Ja niimoodi on, mingisugune selline ülesanne võib teil väga vabalt tulla kontrolltöösse. Hea lihtne ülesanne, eks ole. Kui te teate, millest jutt käib, te peate leidma kombinatsioonid. Jälle, kas on hea lihtne ülesanne kontrolltöös? Lihtsalt peab tavale. Järgmine ülesanne oli see, mille ma juba korra Ardole siin ütlesin. Kas entroopial on mingid ühikuid ka või see? Kas entroopial on mingid ühikuid? Jaa, entroopial on ühikud, KB-l on ühikud. Praegu see vahtluses oli KB, ma ei kirjutanud numbriselt välja. Me juba korra kirjutasime nende ühikuta. Entroopia ühik on see KB ühik ja KB ühik on Jouli Kelvini kohta. Ja nüüd on ülesanne see, et kui palju muutub maailmas entroopia. Kui palju kasvab maailmas entroopia? Kui te viskate sauna kividele 100 grammi vett ja kivid on 200 kraadi Celsiust ja vesi, millise temperatuuriga vett te viskate tegelikult? Naardo, mis temperatuuriga vesi läheb? Kas külm vesi sobib? Natuke raiskame energiat. Ahaa, väga hea. Nii, siis sellest järel tuleb meil selline ülesanne. Kui vesi Ardo viskab 80 kraadi. Mis sealt tuleb kuskil täis? Mida? 50, sul tuleb selline. Kui on korralik vesi, tuleb 80, nii. See on Ardo, jah. Nii, mina olen, ütleme, lohakas, ma viskan 20. Ja vaadake nüüd, kui palju siis läheb soojust raisku, mitu protsenti? Mitu protsenti kivide soojust, jahtuvad kivid vähem. Mitu protsenti soojust kaotavad vähem, kivid vähem. Saavad kivid soojust vähem. Ja esimene küsimus B. Kui palju maailmas entroopia. Ja sama lugu, et esimesed saavad punkte plusse ja teeme koos.
Kus see tuli? 13%. Mida selle sai? Ma arvan, et tuleb tegelikult natuke väike. Aga siin on 2 osa. Teeme nii, et te mõlema osa, et saate pluss või hea. See osa tegelikult, A osa ei puutu üldse entroopiat.
nii, ega me siin väga palju enam aega ei ole. Arno näeb veel kombinatoorikaga vaeva. Tundub, et sai liiga huvitav ülesande. Jah. Kui meil palju aega ei ole, jätame selle sinu tulemuse meelde ja arvutame, kas see tahtis, mis ta veel ei ole, kas tuleb õige või ei. Kas kellelgi teine, meil on veel mingi number ära? Ja see on siin on juba ka midagi. Vaatame, millega on õigus ja kuidas seda teha. Nii, mitu protsenti? 400. Ilmselt ma võin öelda 400 ei ole ikka. Nii, meil on siis niimoodi, et A juhtub. Miks läheb, on see, et kõigepealt soojenduseks on siis M korda delta T korda C pluss aurustamissoojus L. Ja B juht on meil tegelikult see sama, ainult meil erinevad need A ja B on M delta T B korda C. Ja järelikult me võime vaadata, mis need siin tulevad, nende kahe suhtes, see läheb, mass taandub välja. Nii, siin on meil siis 20 korda 4,2 kilo. Jouli. See on kilojouli Kelvini ja kilogrammi kohta. Ja mis see L oli? See L oli päris suur. Veel või? Mida? Veel. Jaa. 2,3 megajouli. 2,3 mega ehk 2300 kilo. 2300 kilo. Ja see tuleb jagada 80 korda 4,2 kilo pluss 2300 kilo. Ja mis see teeb? See tuleb siis 2300 20 korda 4,2 on 164 äkki. 168. Ei, 164. Ei, mis ma nüüd räägin. 2 korda 4,2 on 8,4. 84. 84 on siis 2384 jagada. Ja nüüd see 84 tuleb korrutada veel koos 4-ga ja see tuleb siis 2, 6. Ja 36. Ja mis ta tuleb see suhe, kes ütleb? Siin on arvatud. Kui palju? 0,9. 0,9. Aga täpsemalt, öelge mulle arvutiga, arvuti inimesed. 0,904. 0,904. 0,904. Niimoodi. Nii, mis tähendab seda, et aga teeme ta teistpidi ka. Võtame, kui ta oleks 2636 jagada 2384, aga ma tahan, see protsendi see number natukene muutub, aga siin on delta on võrdne 9,6%. Kellelgi oli minust, Karenil oli selline umbes, jah?
Nii, aga vaatame, mida sedapidi tuleb. See tuleb 1, aga see tuleb rohkem 1,1 millegagi. 0,6. Mida? 0,6. 1,06 ja sedapidi ta on siis meil 10,6. Nii, Karen saab plusspunkti. Aga nüüd see entroopia osa. On juhtub entroopiaga. Vesi saab soojust. Nüüd, kui me väga täpselt seda ei hakka tegema, siis vesi saab soojust enda temperatuuri. Me võime proovida täpselt teha. Kõigepealt see soojenemine, kus ta soojeneb 80 või 20 100, ma ei tea, mõlemad ei viisi teha. Teeme selle 20-ga. Teeme selle 20-ga niimoodi, et meil on siis delta Q, mille saab vesi. On võrdne, nii, aga vesi soojeneb, temal on positiivsus, eks ole. Ja see on võrdne integraal dq jagada t-ga. Selle tõttu, et temperatuur muutub, me peame selle nimel läbi jagama. On võrdne integraal cm korda cv dt jagada t-ga. Jah, väga tore, aitäh, oleme varsti. Ja see läheb meil siis 293-lt, ei, 293-lt 373-ni. Ja peale selle on meil aurustamissoojus M korda L ja see on T keemisega ehk 373-ga läbi jagatud. Mis paneme, see ei ole päris hea. T0. T-kivid on mul 200 selle pärast. Ja see on meil siis 373. Ja delta Q kivid. Puht põhimõtteliselt kividel tuleks ka integreerida samamoodi, aga kui meil öeldakse, et suured kivid, neil on enam-vähem sama temperatuur, oleme, et kivide mass on nii suur, et temperatuur palju ei muutu. Aga nemad kaotavad soojust, neil on miinusega. Ja nii, et meil tuleb siis sama soojus M, kogu soojus, mis meil on, M korda delta T, M korda delta T korda C pluss L. See on meil jagatud siis T kividega, see on 473. Ja kogu entroopia muutub. Mis on delta Q, miks ma selle delta Q-ga, see oli delta S ja delta Q. Arvutasime entroopia muutub. Delta S summaarne terves maailmas, eks ole, kivid pluss vesi, ja peame kokku liitma. Ja kui me teeme nüüd väikse lihtsustuse, teeme niimoodi, et see väga palju üldse me muutu ja kui ta oli üldse see oli 8% suhteliselt väike soojuse hulk, eks ole. Teeme sellise lihtsustuse, et see on ka meil ligikaudu, ignoreerime seda esimest liidetavat ja ignoreerime siin seda ka. Nii, et ütleme, see on meil ligikaudu M korda L jagada DK-ga. Sest mõlemal juhul põhiosa sellest soojusest on ikkagi sama L annab. Ja
Siin on ta ligikaudu L, M ja ta TK-ga. Ja siin integreerimisest tuleb logaritm, eks ole. Ma kirjutasin sellepärast, näete, et põhiliselt seal kipuvad logaritmid tulema ja selle sageli. Ja see annab meile siis ligikaudu lihtsalt M, L jagada T nulliga ja see juba ongi niimoodi. Nii, järelikult meil summaarne muutus on nende kahe, ja siin oli miinusmärk ees, summaarne muutus on nende kahe summa, ehk see tuleb siis M korda L korda 1 jagada T nulliga miinus 1 jagada TK-ga. Ja T null on väiksem kui TK, siis loomulikult meil summaarne entroopia kasvab. Nii et siin on üks asi, siis üks formulatsioon sellele termodünaamika teisele seadusele ongi see, et süsteemi summaarne entroopia saab ainult kasvada. Ja klassikaline tõestus on seal selline, eks ole, et täpselt nii nagu meil siin on, et süsteemi entroopia saab ainult kasvada. Sest keha A ja B, kehad A ja B olgu A suurem kui TB. Nii, viime nad kontakti. Kontakti kandub üle soojuskuu. Nii, delta S1 on võrdne delta SA. Nii, termodünaamika teine seadus ütleb, et soojus läheb kõrgemalt madalamale. See tähendab seda, et TA-l peab meil entroopia vähenema. On miinus Q jagada TA-ga, sest tema kaotab temperatuuri TA juures. Ja delta SB on võrdne pluss Q jagada TB-ga. Delta S kogu on võrdne Q toome sulgud ette. Q korda 1 jagada TB miinus 1 jagada TA. Aga meie eelduse kohaselt TB oli väiksem, nii et see on meil positiivne. Nii et see on meil suurem kui 0. Nüüd, kui soojust üle ei kandu, siis entroopia ei muutu. Ja niimoodi on. See on klassikaline tõestus selle kohta, klassikalise termodünaamika tõestus selle kohta, et entroopia saab süsteemis ainult kasvada. Järgmine kord me tõestame seda ka natuke statistiliselt üritame näidata. Et süsteem saab liikuda ainult selles suunas, et entroopia kasvab. Aga muulgas me nägime, saame siin konkreetselt ka välja arvutada, kui palju ta kasvab. Mitte, et sellel numbril väga palju mõtet on, mis see teadmine meid väga ei mõjuta. Kui te juba ringi kõndides toas näiteks te kogu aeg suured entroopiad, sest teie keha annab ära soojust, kehatemperatuuril toa õhk saab seda toa temperatuuri, nii et me kogu aeg tekitame entroopiat juurde. Ja siis nagu öeldud jah, et klassikaline selline tõlgendus on sellele, et entroopia on korrastatuse määr ja kui te jätate mingid asjad oma, et tuba ei korista, eks ole, korrastus kasvab. Selleks, et tuba korda saada, peate nägema vaeva, informatsiooni töötleme ja nii edasi, nii et see jällegi on omaette entroopia kasv muul ühil tähendab seda. Ja entroopiat kasutatakse tegelikult entroopia mõistet, et nüüd päris nagu teema selle koha pealt taagilise lõpuni viia, et on nimelt Shannoni entroopia ka IT. Entroopia sisuliselt on see sama ikkagi. S on miinus logaritm B I
kui sul meil mingisugused baidid, eks ole, baidide sagedustõenäosused, saate seda niimoodi PI hinda baidi tõenäosus, baidi väärtuse tõenäosus. Aga te saate mingisuguste arvude põhjal ka arvutada entroopiat ja seda kasutatakse informatsiooniteoorias. Ja ta on täpselt, selles mõttes ta on ekvivalente siin ainult, et ei ole meil seda Boltzmanni konstanti. Muu pooleks on täpselt sama. Lihtsalt peaksid selle sama. Nii, nüüd koju. No kõigepealt üks hea lihtne ülesanne sarnane nagu sellega, mis meil oli, aga teeme ta võib-olla natukene teistmoodi. Ülesanne. Meil on kast. A korda A korda A. Mõõtmetega. Ja ikkade seentega kast. Ja seal sees on osake massiga N. Ja mis tal siis võiks olla energia? Energiaga H ruut, pi ruut jagada A ruuduga ja 2 ja M-iga. Mis asi see siin nüüd on? See oleks, kui ta meil oleks ainult X-i suunas, eks ole, seisulaine. X-i suunas. Nii et kui me korrutaksime seda 3-ga, siis me saaksime kõige madalama energianivoo. X-i, Y-i kui seti suunas liigub, oleks kale. Aga võtame siin midagi muud korda, mingisuguse kena arvu. Ja mis see kena arv nüüd võiks olla? Selles ongi küsimus. Arv ei tohiks liiga suur olla ja liiga väike. Kui ta on liiga suur, see läheb raskeks, kui ta on liiga väike, see on liiga vähe võimalus. Korda 30. On 37 äkki. On 37 ilus algarv. Aga kus, mis on selle 37 võtsin? Ma näen, et vähemasti üks kombinatsioon on olemas. Et see on 1 pluss 4 pluss 32, eks ole. Vähemasti ühte kombinatsiooni ma näen, aga seal rohkem on, ma ei tea, võib-olla ei ole. Ja nüüd on vaja leida entroopia, et see on võrdne.
See on esimene ülesanne. Teine ülesanne on juba huvitavam ülesanne. Kas kellelgi on süsihappe tulekustuteid? Kellel on süsihappe tulekustuteid? Kodus peab olema tulekustuti, autos peab olema tulekustuti. Millised teil on? Madis, millised on sinu tulekustutid? Ma nüüd läheb üle, sest ma tahan, just praegu tuli ette väga oluline teema. No. Mida? Vist süsihappega. Milline see balloon on? Kas kerge või raske? Ei ole kordagi seal tõsta. Pooliku järgi on lihtsam aru saada, kui seal on mingisugune lehter otsas, siis ta on süsihappe. Karl on meil väga tubli. Karl jääb jälgima pool punkti selle. Lehter otsas, täpselt. Nii, kui lehter on otsas, mis siis on? Siis ta on süsihappegaas kustuti. Süsihappegaasi, ma täpselt õige. Nii, et kas on lehter? Ei tea. No mine vaata järgi. Nii, Karl, mille pärast oleks, millist sina eelistad? Millist seda tulekustutit? Tagajärgedega on lihtsam tegeleda, kui on süsihappegaas kustuti. Nii, tagajärgedega, kas on ainus põhjus? Saab ka elektroonika. Karl on väga tuli, ma ei tea, millega, kust ta seda õppinud kõik on, aga väga tuli. See on töölt. Okay, nii. Saab ka elektroonika peal kasutada. Saab elektroonika peal veel. No mingid näiteks, kui õli läheb põlema ja niimoodi, siis tegelikult on ka saab mul kahustada. Nii, et üks asi on see, jah, et kui teil on see pulber kustub, mis on pulber kustub, siis läheb mingisugune möps, läheb sinna happe sisse, siis hakkab pulvitsema, ajab ka CO2 välja, kada mingi vahuga ja määrib kõik ära. Ja pärast tuleb kõik kapitaalremont teha ja mis iganes auto tuleb ära visata ja kui ta autosse läheb, aga vähemasti päästatakse oma elud sellega, et ära kustutate, aga pärast on kulud märksa suuremad. CO2 on selles mõttes väga hea, et ta aurab ära, pärast mitte midagi alles ei jää, nagu oleks kasutanud. Nüüd, mis on selle CO2 miinus, on see, et tema vajab rasket ballooni, sellepärast, et seal on CO2 on rõhu all. Nii piisava rõhu all, et ta oleks vedevas olekus. Ja siis keerate kraani lahti ja siis sealt välja ta tuleb. Kui tuleb välja, siis ta tekivad sellised kenad helbekesed, see on kuiv jää. Nüüd, ma laadisin üles, tegin, kui ma siin vahepeal teie lahendasite, ma ei tegele niisama, ma ei lugenud meile, ma tegin ühte graafikut. Ja graafik on, vaatame vilja taha, ma jagan seda kohe, praegu ei ole kohe kus. Kohe tuleb vilja taha, C2. See on nüüd siis sama kataloog, kus need termodünaamika asjad on. Ma panin sinna ühe faili juurde, nii et ei pea seda faili üles kirjutama, te näete seda. Kui te faili selle kataloogi avate, eks ole, siis te näete seda. No see statement tegelikult on lihtsalt graafik. Ja mis siin graafikul on kujutatud, erientroopia ehk siis entroopia kilogrammi kohta. CO2 jaoks siis temperatuuril 20 kraadi Celsiust sõltuvuses rõhust ja ühe atmosfääri juures sõltuvuses temperatuurist. Nii, nüüd mis on ülesande? On see, kasutades graafikut, graafiku abil. Teha kindlaks. Mitu protsenti CO2 tuleb sealt tulekustustist välja, kustutist välja kuiv jääna. Kuiv jää on siis see tahkeks olekus
CO2 ja CO2 puhul on siis niimoodi, et ta on CO2 puhul on niimoodi, et ta sublimeerub sellel ühe atmosfäärisel rõhul. Ehk siis ta ei lähe mitte vedelasse, vaid ta läheb kohe tahkest, läheb ka gaadilisse. Nüüd küsimus, kuidas seda graafikut kasutada. Ja kõigepealt vaatame, mis siin toimub. Siin on isoterm. See on siis, isoterm on siis niimoodi, et kui me hakkame nüüd, meil on ta rõhk on suur, sellisel juhul ta on meil vedelas olekus ja nüüd me hakkame rõhku vähendama, siis sellisel juhul, mis siin on, aga rõhku me vähendame, samal rõhul meil saab olla sellel antud temperatuuril, keemist temperatuuril, ta saab olla nii vedelas kui tahkes olekus, eks ole. Või vedelas kui gaasilises olekus. Punane graafik vastab vedelolekule, sinine gaasilisele. Ja siin selle punktiirjoone osa peal, osa temast on vedelas, osa on gaasilises, sest need on tasakaalus kogu aeg. Samal temperatuuril selle rõhu juures siin saavad nad olla koos. Nii et see graafik siin annab teile, selle põhjal te saate teada millise rõhu all ta seal balloonis teil on, sest et me vaatleme olukorda, kus toa temperatuur on 20 kraadi ja siit see punktiirijoone pealt me näeme, et ta järelikult balloonis, kus ballooni ruumal hoiab koos, eks ole, see rõhk läheb parajasti keemist temperatuuri peale alati hoiab, sõltuvalt temperatuurist, temperatuur tõuseb, siis see rõhk balloonis ka tõuseb ja me saame siit vaadata, et see rõhk on seal 10, 20, 30, 40, 50, mingi natuke üle, ligi peaaegu 60, mingi 58 atmosfääri on see rõhk balloonis. Ja siit me saame teada ka, kui ta on balloonis koos ka vedel ja gaas, eks ole, aga välja tuleb gaas, välja ei tule vedelik, eks ole. Kui ta kraani lahti keerata, siis see gaas, mis seal ballooni ülemuses on, see hakkab välja tulema. Me saame siit vaadata, millise entroopiaga ta välja tuleb. Ja nüüd, kui ta välja tuleb, siis ta hakkab adiabaatiliselt paisuma. Adiabaatiliselt tähendab seda, et entroopia ei muutu, keegi talle sooja juurde ei anna. Ja nüüd ta paisub ja jahtub. Aga kui ta jahtub nüüd allapoole seda kondenseerimispunkti, siis osa sellest võib jälle sublimeeruda. Ja see juhtubki. Et siis nüüd edasi on vaja, me teame, kui palju kilogrammi kohta tal entroopiat on. Ja lõpptulemuses peab olema täpselt sama palju, sest adiabaatilises protsessis entroopia ei muutu. Ja nüüd lõppolekus me siis võtame seda ühe atmosfääri graafikut pärast. Kui ta välja tuleb, ta paisub ja langeb rõhkuga saab võrdseks atmosfääri rõhuga, see tuleb meil vabasse ruumi. Ta võrdseks ühe atmosfääriga ja nüüd on meil teine graafik, mis annab meile siis entroopia tema jaoks tahkes olekus ja gaasilises olekus. Ja siin on, kui me seda graafikut vaatame, eks ole, siin on hüpe. Eks see on see hüpe vastab, selle graafiku põhjal tegelikult saadakse teada aurustumissoojus, eks ole. Sest et see siin entroopia muutus aurustumisel on see, kui palju ta saab aurustust sooja juurde jagada selle aurustumistemperatuuriga. Nii et me vaatame selle temperatuuri mingi 78 kelvinit, mis ta on, miinus 78 Celsius. Vaatame selle kelvinitesse teeme ümber, arvutame entroopia muudu, korrutame temperatuuriga ja saame teada, kui palju on aurustussoojust tegelikult. Aga seda meil ei ole vaja praegu teha. Te lihtsalt saate siin kombineerida seda, teate, kui palju on entroopiat annab vedelas, kui palju on ta tahkes ja millises proportsioonis ta peab olema, et ta annaks sama palju entroopiat, kui tal alguses oli. Nii et kas te saite nüüd põhimõtteliselt aru, kuidas seda ülesannet teha? Tõstke käsi, kui te saite aru, kuidas seda teha. Tõstke käsi, kui te ei saanud aru, kuidas seda teha. Nii, kas te tahate veel selgitusi selle kohta, kuidas seda teha? Või tahate juba koju? Tõstke käsi, kes tahab veel selgitusi saada.
Helen vaatab, kas ta julgeb nüüd kätt tõsta. No küsi, mida ma... No. Juhis. Esimeselt graafikult võtate, kui palju tal on entroopiat, kui ta hakkab välja tulema. Selle adiabaatsuspaismi käigus entroopia muutub, lõpus peab sama palju olema. Aga lõpus on ta segu gaasilist ja vedelast. Nii et te võtate nende kaalutud keskmise vastavalt mass, kui palju ta on vedelas, kui mass, palju ta on gaasilisest. Ja võtate nende 2 punktiks, meil on teada, et ta on langeb kindlasti, jahtub kuni kondenseerumistemperatuurini või sublimeerumistemperatuurini. Rohkem ta jahtuda ei saa, sest siis kui ta jahtub, soojus eraldub, eks ole, selle tõttu. Nii et mis välja tuleb, selle tõttu on segu sublimeerumistemperatuurini jahtunud gaasist ja nendest jäätükkidest, tahke jäätükkidest. Ja milline vahekord, selle te leiate just niimoodi, et tal peab olema sama entroopia ja siis vastavalt vahekorrale kaalutud keskmine entroopia jaoks peab andma selle entroopia, mis tal oli alguses. Nii, Helen, kas nüüd läks selgemaks, mida teha? Läks, väga hea. Sellisel juhul me võime lõpetada. Ja kohtume.